Tere päevast kõigile! Mina olen Mari-Liis Kikas ja tegutsen vabakutselise finantsjuhina. See tähendab siis seda, et ma pakun tegelikult finantsjuhtimisteenust peamiselt väikeettevõtetele, natukene ka mikroettevõtetele, natukene ka keskmise suurusega ettevõtetele ja seda siis tegelikult nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Et räägin teile natukene ka siis võrdlusi, et tegelikult meil siin Eestis on elu päris hea, võrreldes siis teiste riikidega ka. Aga täna peamiselt siis keskenduks sellele, et kuidas siis digitaliseerimise abil ettevõtte finantsjuhtimisel uus hingamine anda ja tõepoolest siis vaatame ka seda, mida siis maksab see, kui me seda ei tee. Ja kõigepealt siis keskenduks sellele, et millised meil üldse digitaliseerimise võimalused on. Ma olen need jaotanud hetkel peamiselt siis 3 kategoorias, et esimene asi siis tegelikult on see, et me peame enda andmed korda saama, me peame enda andmed ära automatiseerima. Et nagu me oleme täna siin juba korduvalt kuulnud, siis andmed on A ja O, andmed on kõige aluseks, et kui meil seda poolt ei ole, siis meil tegelikult on nagu väga piiratud finantsjuhtimine ja on juba raske midagi seal ka väga head korda saada. Ja automatiseerimise all mõtlemegi siis peamiselt siis seda, et esiteks esimene asi, millega me finantsjuhtimise vaates kokku puutume, on kindlasti raamatupidamine ja igasuguste dokumentide töötlus, et see oleks võimalikult automatiseeritud ja ühtselt käsitletav, aga teisalt, nagu me ka täna siin näinud oleme, siis tootmisettevõtete puhul on ka kogu siis tootmise sisend ülioluline. Teiseks asjaks on integratsioon, et kui meil esimene pool on tehtud, et meil on alusandmed korras, meil on süsteemid loodud, meil on ühtsed põhimõtted, kuidas me enda andmeid käsitleme, siis teiseks asjaks on integreeritud süsteemid, mis siis pannakse omavahel suhtlema ja kus me siis võtame finantsjuhtimiseks ka siis vajaliku informatsiooni. Ja tänu sellele saame siis ka eelarvete haldust, prognoosimist teha oluliselt lihtsamalt, kui meil tuleb siis informatsioon erinevatest keskkondadest kokku. Ja selle all siis pean peamiselt silmas ka ikkagi seda, et kui näiteks finantsjuhtimise jaoks kasutatakse Power BI-d või väiksemate ettevõtete puhul tegelikult on endiselt kasutusel ka Google Sheetsid või mingid muud lihtsamad tööriistad, siis isegi nagu nende osas saab kasutada neid integreeritud süsteeme, mis siis kogu seda haldust teeb oluliselt lihtsamaks. Aga jah, ideaalis ikkagi ka finantsjuhtimise vaates ja kuhu ka ise siis kõikide klientidega ikkagi liigume, on see, et meil oleksid ikkagi siis kõigil vastavad sobivad tarkvarad ka kasutusel, mis ongi siis integreeritud nii raamatupidamistarkvaraga kui CRM-iga kui tootmises kasutatava tarkvaraga, et mis iganes siis ettevõtte tegevusala on ja mida siis parasjagu vaja on. Ja kolmandaks liigume siis analüüsi juurde, mida me oleme ka täna kuulnud erinevates siis reaalajas tehtavates raportitest ja nende olulisusest, et see on tegelikult see lõppeesmärk, kuhu me ikkagi tahaksime ka finantsjuhtimises kõikides ettevõtetes jõuda. Eesti riigi puhul kindlasti Eesti riik teeb väga head tööd selles osas, nad aitavad palju sellele kaasa, et meil oleks võimalik igal ettevõttel ka seda tekitada. Et täna meil ikkagi ka kogu maksusüsteem tegelikult võrreldes siis mingite teiste riikidega on pigem juba väga hea ja see ainuüksi toetab siis kõike seda, et me tegelikult saaksime ise ka reaalajas raporteid koostada, me saaksime ka finantsjuhtimist hoida reaalajas ja meil oleks ülevaade kogu aeg olemas ikkagi, et kuidas ettevõte läheb ja siis saamegi jälgida ka erinevaid mõõdikuid. Teine oluline asi analüüsimise juures on, mida me kindlasti finantsjuhtimises hästi palju jälgime ja tähelepanu pöörame, on klientide ja projektide kasumlikkuse analüüs. Et see on nagu ka selline nii-öelda A ja O, kuhu tahaks ikkagi kõikide ettevõtetega jõuda ja võiks ka kõik väiksed Eesti ettevõtted sinna jõuda, et neil on ülevaade olemas, kuidas nende äritegevusel ikkagi
kogu aeg läheb, nad saavad kohe reageerida, kui midagi muutub, neil on see informatsioon olemas ja täna on see tegelikult täiesti tehtav. Miks see teema oluline on selles mõttes, et kui natuke statistikat ka tuua siin PwC uuringute näol, siis 93% finantsjuhtidest peab seda teemat oluliseks, nii automatiseerimist kui digitaliseerimiseks, aga reaalsus on tegelikult see, et 79% finantsjuhtidest kinnitab, et ikkagi tehakse liiga palju manuaalset käsitööd ja see on tegelikult ka see reaalsus, mida mina enda töös näen, et kui ma ikkagi töötan koos mingite väiksemate väikeettevõtetega, mikroettevõtetega, isegi keskmise suurusega ettevõtetega, siis tegelik reaalsus on ikkagi see, et me teeme väga palju käsitööd täna ja reaalsus on ka see, et kui me tahame rääkida finantsjuhtimises reaalajas raportitest, siis tegelikult meil seda võimekust täna on väga vähe. See tähendab seda, et me võib-olla finantsjuhtimise informatsiooni saame tavapäraselt alles kuskil peale 20. kuupäeva, mitte reaalajas, mitte ka kuu alguseks, mis tähendab seda, et tegelikult me juba teeme minevikule põhinevaid otsuseid ja me ei juhi tulevikku. Et see oleks see, kuhu siis tegelikult tahaks jõuda. Räägiks nüüd natukene põhjalikumalt, et miks siis ikkagi see digitaliseerimine on oluline finantsjuhtimise vaatest, et miks me sellest ikkagi tahame nii palju kasu saada. Esimene asi on varem nägemine ja ennetav juhtimine, et nagu me siin täna ka esimeses ettekandes kuulsime, siis tegelikult see kiirus ja see, kui me saame ikkagi reaalajas andmed kätte, siis me saame ka ennetavalt teha otsuseid, mis on siis tegelikult meile väga suureks ka konkurentsieeliseks. Samamoodi, mis väga paljude klientide puhul näiteks on olnud ülikasulik on see, kui me oleme saanud tekitada ka rahavoogude prognoosi, likviidsuse prognoosi ettevõttele juba paariks kuuks ette ja see informatsioon, mis seal on, see tuleb tegelikult reaalajas, see tuleb nii tootmisest, see tuleb nii CRM-süsteemidest kui siis ka raamatupidamisest, et meil tegelikkuses on see informatsioon kõik olemas, me lihtsalt peame suutma need andmed piisavalt hästi ära töödelda ja panna süsteemid omavahel suhtlema. Teiseks on selgem pilt ja läbipaistvus organisatsioonis, et väga tihe nähtus on ikkagi täna see, et tegelikult organisatsioonisiseselt erinevad osakonnad ei tea, kuidas meil läheb, erinevad osakonnad ei oma ülevaadet ka võib-olla ka finantsjuhtimise vaatest, et kuidas neil läheb, neil on küll mingid oma projektid, neil on oma tootmine, nad saavad oma mingi teatud sisendi kätte, aga tegelikult kellelgi ei ole justkui sellist läbipaistvat ülevaadet ja me teeme ikkagi otsuseid väga killustunud informatsiooni pealt. Ja kolmandaks oleks siis see, et me teeme tegelikult tänu digitaliseerimisele oluliselt paremaid otsuseid, mis on siis tuginevad faktidele, mitte mingile kõhutundele, mitte sellele, kuidas keegi kuskil midagi arvab, vaid see, et meil on päriselt olemas andmed ja me ikkagi põhineme enda otsustes ka andmetele. Ja siin on ka erinevaid tegelikult väga häid näiteid olnud, et kui selliste eriti mingite pikaajaliste ettevõtjatega teed koostööd, siis neil on tihtipeale see, et mul on nii hea turutunnetus, mul on nii hea suhe enda klientidega, ma juba tean, kuidas asjad käivad, et ega need andmed mulle väga palju midagi juurde ei anna. Aga kui me lõpuks jõuame ikkagi sinna andmeteni, siis midagi tuleb sealt alati välja, et tegelikult see kasumlikkus ei ole võib-olla ikkagi see, mida me arvame, et oli. Natuke rohkem automatiseerimisest ja kuidas see siis meile ikkagi strateegiliseks juhtimiseks aega annab, on nüüd automatiseerimine ja digitaliseerimine käivad ka nii käsikäes, et üks lihtsalt valmistab meile andmeid digitaalselt ette, aga teine asi ongi see, et kuidas me need andmed siis ikkagi paneme ka selliselt tööle, et nad töötaksid automaatselt. Esimene asi tegelikult siin on, et miks siis seda strateegiliseks juhtimiseks aega vabastada, on ikkagi et see, et meil on vähem käsitööd, meil on rohkem mõtlemiseks ruumi.
ja rutiinsed tegevused tegelikult tuleks kõik elimineerida, neid ei ole mõtet siis enam käsitööna teha ja sealt tegelikult võidab siis väga palju aega strateegia juhtimiseks või siis ka lihtsalt ongi nii-öelda ettevõttel natukene võib-olla liiga palju ressurssi käsil, mida me tegelikult lihtsalt raiskame, et ega tänapäeval tegelikult keegi ei taha enam teha ju sellist tööd, mis mitte mingisugust väärtust ei lisa, et me ikkagi otsime ju kõik enda poolt nii-öelda väljakutset, kus me loome ka väärtust. Siis tehisintellekti on ka siin täna juba mainitud ja sellest on palju abi ka finantsjuhtimises, aga nagu eelmises ettekandes ka öeldi, siis sellest on vähe kasu, kui andmed ei ole korras. Et kindlasti kogu andmete struktureerimine, protsesside ülesehitus, kõik see pool on ülioluline, et siis saab ka kasutada tegelikult AI-d, kas siis mingite suuremate hulgal andmete analüüsimiseks, mingite mustrite tuvastamiseks, saab ka prognooside tegemisel koostada ja tegelikult saab ka tulemuste tõlgendamisel juba nii-öelda lihtsam osa siis AI ära teha, aga kindlasti mina ütleks, et parim kombinatsioon on alati ikkagi see AI ja inimene koos, et finantsjuht on ikkagi see spetsialist lõpuks, kes siis selle tulemuse ära tõlgendab. Ja kui me saame rohkem nüüd võtta ära ressurssi siis selle käsitöö pealt ja detailse töö pealt tänu automatiseerimisele, siis me saame rohkem keskenduda ka ettevõtte strateegiale. Lõppkokkuvõttes ikkagi ka minu selline väike missioon on see, et me ikkagi kõik väiksed ettevõtted ka, kes minu lauale juhtuvad, et nad ikkagi kasvaksid ka selleks keskmise suurusega ettevõtteks ja et meie ikkagi läheksid Eestist nagu väljapoole ka, et tegelikult siin on väga ägedaid ettevõtteid ja tihtipeale on lihtsalt see, et kuskil protsessides või kuskil me oleme natukene kinni, et meil nagu seda potentsiaali on palju rohkem, kui me vahepeal oskame välja tuua. Ja kui strateegiale fokusseerida, siis saamegi teada või analüüsida ise, kuhu ettevõte suundub, mis meie kasvuvõimalused võiks olla, kuidas kasumlikkust parandada, kuidas meeskonda, protsesse parandada, et siin neid huvitavaid teemasid, mida tegelikult ressursi vabastamises saab, on päris palju. Nüüd võib-olla see kõige huvitavam teema, et mida siis maksab mitte digitaliseerimine ja kas me saame seda enam endale lubada, siis mina ütleks, et kindlasti mitte ja finantsjuhtimise koha pealt ka, et täna ikkagi mina ütleks, et need ettevõtted, kes ei digitaliseeri, nad ei ole enam ka konkurentsivõimelised, sest kohe loetlen siin ka erinevad varjatud kulud läbi, mis sellega kaasnevad, aga ikkagi peamine koht on ikkagi see, et kui mina näen ka enda töös erinevaid ettevõtteid, et üks ettevõte siin omab reaalajas pilti, kuidas tal läheb, teine ettevõte on selline võib-olla, kes saab peale 20. kuupäeva alles teada, kuidas ta ettevõttel siis läks, et see vahe lihtsalt on nii meeletu seal, et lihtsalt kuidas neid otsuseid tehakse, kuidas see hinnapoliitikat mõjutab, kuidas klientidega suheldakse, kuidas tarnijatega suheldakse ja tehakse kokkuleppeid, et sealt lihtsalt tegelikult läheb nii palju potentsiaali kaotsi. Aga mis meil siis varjatud kuludeks on? Esimene ongi tegelikult ajakulu. Aeg kulub tegevustele, mis ei loo lisandväärtust, kui me ei digitaliseeri. Me kõik tahaks teha lisandväärtusega tööd, seega miks me kulutame siis aega tegevustele, mis midagi ei lisa. Siin muidugi on ka selline võib-olla nii-öelda natukene nagu naljakas olukord ka, et kui vaadata Eestis selliseid mikroettevõtteid, väikeettevõtteid, siis vahetevahel satub ka laua taha nii-öelda inimestega, kes siis ütlevad selle peale, et okei, aga minul ei ole vahet, kas seda siis tööd teeb inimene või ma maksan selle eest mingile tarkvarale ja inimene on ka seal ikkagi kaasatud, pluss ma pean maksma veel mingit juurutuskulu, et kulude vaates mul tegelikult ju midagi ei muutu, et minul ei ole vahet, nagu kes selle siis lõpuks ära teeb, on ju. Noh, siis siin tekib nagu see arutelu jällegi, et aga alati ei ole ainult see aeg ja see raha, mis on
oluline selle koha pealt, vaid ka kõik muud lisahüved, mis sa tegelikult sellest digitaliseerimisest ikkagi saad ja lõppkokkuvõttes siis sellest, et me lähme reaalajale üle. Siis teiseks asjaks on vead ja riskid. Käsitsi töös, ma arvan, et me oleme kõik enda elus kunagi mingil määral kogenud, et käsitsi on ikkagi vigade risk oluliselt suurem ja kui need siis vigadest tulenevad riskid realiseeruvad ka, siis võib sealt päris palju pahandust tekkida. Et jah, ma ise olen ka ju töötanud mingite tohutult suurte Excelite, ka kui seal üks valem katki läheb või üks vale sisend antakse, et seal see tulemus võib nagu tohutult muutuda, et seda on nagu väga palju olnud. Siis on kasutamata võimalused, et kui ikkagi aeg läheb tegevustele, mis meil lisandväärtust ei loo, siis me ei jäta aega selleks, et analüüsida, kuhu suunas turg liigub, mida meie konkurendid teevad, mida me ise teeme ja me ei analüüsi nagu seda poolt üldse, et ma arvan, et kui siin saalis on ka finantsjuhte või ka mingeid tegevjuhte, et me teame väga hästi, kuidas igapäevatöö on, et me lihtsalt pidevalt kustutame tulekahjud, me lihtsalt pidevalt koostame mingeid raporteid, me pidevalt raporteerime kuhugi mingeid tulemusi, et meil ei ole aega selle strateegia ja kõige muu peale mõelda. Siis on töötajate motivatsioon on üks väga oluline osa siin, et hea finantsspetsialist ei taha tegelikult täna enam olla andmesisestaja, raportite koostaja, ainult raportite tõlgendaja, vaid tegelikult ta tahab olla juba strateegiline partner. Ja nagu varasemalt ka mainitud, siis konkurentsivõime ja konkurentsieelis on tegelikult see, mis sellest digitaliseerimisest ikkagi väga palju tuleb. Et see on võib-olla asi, mida mina enda töös näen ka kõige rohkem, töötades erinevate klientidega, et kuidas siis ühel ettevõttel läheb, kuidas teisel ettevõttel läheb ja kes kui kiiresti kasvab, et see ikkagi tuleb nagu tohutult hästi seal välja. Ja ütlekski siis siin kokkuvõtteks, et digitaliseerimata jätmine tähendab aeglasemat reageerimist, kõrgemaid kulusid, suuremaid riske, et kindlasti siis selle peale mõelda. Kokkuvõtteks nähke varem, reageerige kiiremini, reaalajas andmed võimaldavad probleeme ennetada, mitte neid enam tagantjärgi lahendada, et ma arvan, et kõik finantsjuhid on ka oma elus sellega kokku puutunud, et okei, me nüüd tagantjärgi saime teada, et meil oli selline probleem, meil tulid sellised tulemused, kuidas me nüüd selle lahendame. Et tegelikult sellised asjad, erinevad rahavoo probleemid, erinevad kasumlikkuse probleemid, need on kõik ennetatavad probleemid üldjuhul, et siin osas võiks nagu selle peale mõelda. Vabastada aega strateegiaks. Ma arvan, et see on osa, milles vähemalt kõik, kes on ettevõtte juhtimisega kuidagimoodi seotud, võiks seda prioritiseerida. Ja rohkem tänapäeval, ma arvan, ikkagi me liigume sinna poole, et meil ikkagi väga paljud positsioonid liiguvad strateegiliseks partneriks ja sellised andmesisestused, raportite kokkupanekud, erinevad tööd, mis hõlmavad käsitööd, et see kaob ära. Siis tegevusetuse hind on väga kõrge. Kaasnevad siis otsesed kulud, kaudsed kulud, kaotatud konkurentsieelis, et tegelikult see enam ei ole valikuline. Et õnneks on meil tore Eesti riik ka, kes aitab enda poolt reaalmajandusse kaasa, tehes siin erinevaid süsteeme paremaks, tehes erinevaid asju kohustuslikuks, et see kõik tegelikult aitab sellele kaasa, et isegi kui ettevõte ise ei taha, siis lõppkokkuvõttes ta peab seda tegema. Ja kui sa ikkagi näed, et su konkurentid ka seda teevad, siis sul ei jää lihtsalt muud üle. Ja lõpuks siis, kuidas alustada? Kaardistage hetkeolukord, mõõtke ajakulu või vaadake, kus teil kõige rohkem pigistab, kus teil kõige rohkem valus on ja alustage sellest, et
digitaliseerimine ei pea alati olema selline suur ühekordne projekt, et jah, me nägime ise ka hommikul siin Harju Elektrit, kellel kõik on selline peaaegu üks ideaalne musternäidis, on ju, aga kui me räägime ikkagi mikroettevõttest, väikeettevõttest, keskmise suurusega ettevõttest, siis sellise tulemuseni jõuda, see võtab ikkagi tööd ja vaeva ja alustage lihtsalt kuskilt ühest otsast, et seda ei pea alati tegema ühe suure projektina, mis lähebki võib-olla liiga kulukaks ja siis öeldakse, et me siis ei teegi, vaid alustage kuskilt ja siis järjepidevalt liikuge edasi, teil tekib järjest ressurssi juurde ja niimoodi saabki liikuda. Ja siis valige omad projektid ja alustage. Aitäh! Suur tänu, Mari-Liis. Mõned küsimused on saabunud workshopi. Sa osaliselt juba ka ühele neist vastasid, aga ma küsin ikkagi üle. Äkki sa vastad sellele kuidagi uutmoodi ja huvitavalt. Mainisid, et automatiseerides saab mõtlemiseks tekitada ruumi. Aga kuidas üldse mõelda automatiseerimisele, kui igapäevaste tulekahjude kustutamise kõrvalt sellise strateegilise mõtlemise harjumust üldse pole tekkinudki? No see on, ma arvan, üks enim levinud probleeme üldse, et esiteks ollaksegi nii töös kinni, ei ole aega, ei ole üldse mitte mingisugust motivatsioonigi üldse midagi teha, siis siin on lihtsalt tegelikult see, et see aeg tuleb lihtsalt võtta, kas mingid asjad tegemata jätta paratamatult või võtta mingiks lühikeseks perioodiks lisaressurssi juurde, jaotada kuidagi ülesandeid ümber, et see aeg tuleb lihtsalt võtta ja natukene aitab see, et kui ikkagi tulemusi jagada kogu meeskonnaga, siis tegelikult sealt tekivad juba ka mõtted, kuhu me võiks liikuda. Ja kui ise ei oska aega võtta, siis saab helistada vabakutselisele finantsjuhile või? Jaa, alati saab, et saab tulla ühekordselt appi, saab tulla jätkuvalt appi. Mulle tundub, seal on mingi iva, seal on mingi äri peidus selles. Mis sinu nägemus on ettevõtete uutest mõõdikutest? Mis on järjest olulisemaks muutumas? Selline küsimus on ka. Ma täpselt ei tea, millised mõõdikud, aga äkki sa oskad aimata? Jah, kindlasti, kui me võib-olla räägime siin nagu digitaliseerimise vaates, siis on tulnud juurde ka erinevaid digitaliseerimise mõõdikuid. Ma arvan, et võib-olla see on nagu rohkem selline võib-olla kohane ongi mingitele tootmisettevõtetele ja taolistele, et kui palju osa meil ikkagi siis on ära automatiseeritud või digitaliseeritud, aga tegelikult ka näiteks kas või raamatupidamise vaatest me ikkagi vaatame siis erinevaid nii-öelda justkui nagu kiiruse mõõdikuid, et kui kiiresti me midagi käsitleme, kui kiiresti me suudame midagi kokku panna, kui kiirelt meil mingi asja töötlemine aega võtab, et need mõõdikud on tegelikult sellised, mida võiks analüüsida, sest sealt tuvastab päris palju ebaefektiivsust. Aga kokkuvõttes ma ütleks, et muidu mõõdikud, mida ikkagi jälgida finantsjuhtimise vaatest, kasumlikkuse ja rahavoo mõõdikud on need, mis meile tegelikult ikkagi ütlevad selle kokkuvõtte ära. Et kõik väljendub lõppkokkuvõttes seal. Kuna meil on siin laval veel 2,5 minutit aega ja ma näen, et ei ole siia rohkem küsimusi workshopi tulnud, siis ma kasutaksin sinu sellist finantskonsultatsiooni teenust selle 2 minuti jooksul. Et kui mul on... Okei, 2 minutit, ma ei tea, mis see minuti tasa on, aga kui mul on ikkagi hunnik mingeid arveid, mis tulevad meili peale, siis on mul mingi hunnik tšekke, eks ju, mille ma saan, kui ma lähen ostan endale ülikonna, millega konverentsi lavale astuda. Ja mingisugused, ma ei tea, kütuse tšekid kusagilt. Mul loomulikult raamatupidaja ei toksi neid enam käsitsi sisse, eks ju, aga mina pean neid ikkagi pildistama, tõstma Google Drive'i, jube tüütu. Kuidas, mis ma tegema pean, et see asi läheks mul lihtsamaks? Tänapäeval on juba paremaid tarkvaralisi lahendusi selleks, sa saad võtta kasutusele näiteks mingisuguse äpi, sa lihtsalt pildistad selle üles ja sinu jaoks on kõik tehtud. Mis äpp on? Envoice on näiteks. Envoice, okei. Et see on, ma arvan, üks, mis on Eestis kõige populaarsem ja kõige rohkem kasutusel. On ka teisi väiksemaid, aga see on selline, mille funktsionaalsus on kõige parem ja see on tõesti mugav kasutada. ChatGPT saadab mulle meili peale arve. Selle pean kuskile edastama, eks ju.
lihtsalt jah, edastad siis teatud emaili aadressile selle, mis on sul ilmselt juba olemas, ilmselt juba mälus, see võtab umbes sul 2 sekundit või siis sa teed siis selliselt, et sa juba enda seal keskkonnas suunadki kõik arved juba sellele emaili aadressile. Nii saab ka teha, jah, okei, see on hea point, jah. Kuule, aitäh sulle, Mari-Liis. Minut 20 ootan arvet selle eest. Jah, saab. Aitäh!